kui nüüd minna lehele tinkercad.com on ju, siis avaneb selline leht, siit valida siis sign up nupp. Kuna meil otseselt Tinkercadi klassiruume pole tehtud, siis klassiruumiga liituda ei saa, teeme isikliku konto. Siit saab siis valida Google'iga sisse logimise, Apple'iga sisse logimist või siis lihtsalt emailiga registreerimist. Siit tuleks siis võtta regioon, näiteks Eesti, kus iganes see ka ei oleks. Panna endale mingisugune sünnikuupäev siia, näiteks niimoodi. Siit next, siis tuleb võtta emaili aadress. Mina panen sellise aadressi. Mina saan muidugi vea teada, sest et mul on selline emaili aadress on juba registreeritud, aga siia siis selline parool, mis peaks olema siis vähemalt 10 tähemärki, vähemalt üks suur ja üks väike täht, üks sümbol, üks number. Tuleb nõustuda siis erinevate tingimustega, siis vajutada lookonto ja kui see on loodud, siis avaneb tühi vaade. Minul on siin natuke juba rohkem asju tehtud, aga põhimõtteliselt selline vaade on olemas. Nüüd me siis loome ühe lihtsama skeemi. Selle jaoks on siis vaja võtta siit avalehelt nupp Create, Circuit ja sellega avatakse siis skeemide loomise vaade. See on praegu juba oluline meie jaoks. Ehk et kui see tekib, siis selle võib kinni panna. Sellest vaatest lähemalt nii palju, et siin üleval siis on kõigepealt Tinkercadi logo. Siit saab tagasi avalehele, ehk et sellelt lehelt, kus me just tulime. Siit saab panna oma skeemile mingisuguse nime, paneme skeem 1 näiteks. Lihtsalt endal on hea meeles pidada, ütleme, et mis nimega mingi skeem on. Siin all on siis nupud kopeerimiseks, kleepimiseks, kustutamiseks, tagasivõtmise nupp, kordamise nupp nii-öelda, ehk et undo, redo. Siit saab panna märkmeid mingitele elementidele juurde skeemis, märkmete näitamise lubamine, keelamine. Siit saab juhtmetele määrata värvid. Neid ei ole küll meeletult palju, aga siiamaani ma arvan, meile piisab. Siit saab määrata siis juhtme tüübi. Meie kasutame kõige tavalisemat juhet. Siit saab siis elementi keerata ja elementi panna peegelpilti. Endal natuke lihtsam vaheta vahel. Siin teises otsas on siis kõigepealt näha see, et meil on praegu kõik muudatused salvestatud. Samamoodi saab siis liikuda skeemi vaatesse või siis skeemi loomise vaatesse. Siin on siis diagramm või siis skemaatik. Kui me skeemi oleme valmis teinud, siis saab vaadata, mismoodi see skeem siis joonisena välja näeb. Komponentide tabel. Siin on lihtsalt kasutaja ikoon, mis ei tee mitte midagi. Koodivaade, see on praegu täiesti tühi, kuna meil ei ole ühtegi kontrollerit skeemis. Siit saab simulatsiooni käima panna, kui meil on midagi, mida simuleerida. Ja siit saab samamoodi jagada erinevate variantidega, et saab luua pildi, saab siis teiste Autodeski toodetega edasi tegeleda, saab teha sellise faili, samamoodi siis kutsuda inimesi skeemi muutma, vaatama, et läbi meiliaadressi näiteks, et sellised valikud on olemas. See on siis siin on veel komponentide valik, basic ehk et siis lihtsad komponendid või kiirülevaade komponentidest on selline, et siin on enam levinud komponendid kõik olemas, aga kui valida siit all, siis siit tuleb palju pikem valikuvariant kõikidest erinevatest komponentidest. Tasub natukene uurida, mis siin olemas on ja võib-olla kui tekib kunagi huvi endal, et siis ise ka mingisuguseid asju proovida kokku panna Tinkercadis. Aga täna piisab meile täiesti basic valikutest. Alustame siis lihtsa skeemiga, mis on hästi kerge võib-olla esimese asjana kokku panna.
või vähemalt võiks olla kergem, aga kui keegi ei ole varem Tinkercadi kasutanud, siis annab esimese sellise kogemuse juba kätte ära. Et alustame siis tavalisest 3-voldisest patareist. Selleks, et elementi tuua siia skeemi vaatesse nii-öelda, tuleb siis ta siit valida või siis tema peal korraks klikata, siis liikuda lihtsalt siia skeemi vaatesse. Hiireklahvi all hoida pole vaja, et lohistada pole vaja, ta lihtsalt liigub hiirega kaasa senikaua, kuni uuesti vasakut hiireklahvi vajutatakse. Siis saab talle ka mingi nime panna. Ma võin talle panna nimeks näiteks patarei, aga see tavaliselt ei ole väga oluline. Välja arvatud juhul, kui on vaja teha keerulisi skeeme, siis on aru saada, et mis on mis komponent, et siis on juba see natuke olulisem. Siis on meil vaja sellist liugurlülitit nii-öelda. See samamoodi skeemile ära. Tehniliselt võttes võib kõik komponendid skeemile ära tõsta, meil on vaja takistit. Praegu takistuse väärtust me muutma ei hakka. See 1 kiloohm on meile täiesti okei. Ja võtame ka leedi. Leedi värvi võite muuta, värvi muutmine käib siit samast. Mina panin punase, aga võib panna näiteks ka oranži või kollase näiteks, et kõik värvid on lubatud. See skeemi tööd väga ei mõjuta, lihtsalt me tahame esimese skeemi kokku saada. Nüüd selleks, et neid asju hakata omavahel juhtmetega kokku vedama, on siis vaja liikuda siia. Siit on näha, ütleme, et tegemist on siis nii-öelda positiivse klemmiga. Siia korraks peale hakkab tekkima juhe. Selleks, et nüüd juhet ei pea niimoodi diagonaalis juhet, vaid et tekiks punktid kuskile, siis võib siia korraks vajutada, siis saab minna horisontaalselt ja uuesti ja siis saab uuesti. Ja siis saab vaadata ka, et kas nad on nagu ilusti sirgelt kõik. Skeemis võiks olla jooned sirgelt, mitte diagonaalis, sest et endal on lihtsam skeemi lugeda. Aga et nüüd juhtme värvi muuta, valime selle juhtme, võtame värvi valiku ja valime uue värvi. Ja sellega on juhe tehtud punaseks. Nagu siit on ka näha, siis positiivne värv on punane. Et siit võib täiesti vabalt punase juhtmega tulla. Lülitis siis keskmise ehk et komm on otsa peale. Ja selliselt on siis meil juba patarei ühendatud lülitiga. Siit äärmisest saaks minna mingisugusesse skeemi osasse. Kui lülitan siis selles asendis, kus ta praegu on, siis liiguks siit pool edasi juba. Aga me kasutame seda poolt ära hoopis täna. Vahet suurt ei ole, lihtsalt nii tundus mulle mõistlikum. Ehk et paneme selle takisti kuskile. Võime valida ka teise juhtme värvi, näiteks oranži. Et nagu ma ütlesin, et soojad toonid on siis plussvärvid ja külmad toonid on siis miinusvärvid. Siit samamoodi tuleme siit alla, keerame paremale, ehk et teeme siin kliki, et tulla siis vertikaalselt alla tagasi. Nüüd me saame teha sellise liigutuse ja panna ta täiesti sirgelt jooksma. Nüüd võtame leedi. Leedi saab keerata selle nupuga või siis panna teda peeglisse. Et mina keerasin ta muidugi niimoodi paika. Peegeldan uuesti, sest et positiivne pool on nüüd üleval pool. Lihtsalt ma näitasin ära, kuidas neid asju teha saab. Ehk et peegeldamise nupuga siis ta lihtsalt keerab ennast peegelpilti. Ja samamoodi siis võib tulla juhtmega alla. Kahjuks komponendiga koos ta ei näita, et kas see juhe on sirgelt või mitte. Ja siis valida musta värvi ja siis siit tulla musta klemmi külge patareil. Umbes täpselt niimoodi. Natukene sirgemaks ja põhimõtteliselt selline skeem peaks juba töötama. Selleks, et seda näha, kas see töötab või mitte, alustame siis simulatsiooni Start Simulation nupuga. Nüüd simuleerimine käib. Siin on nüüd siis see lüliti. Kui seda lülitit selle peale klikkida, läheb LED põlema, ehk et pinge jookseb siit niimoodi läbi, patareisse tagasi. Kuigi jah, elektronide liikumise suund on täpselt risti vastupidi, aga põhimõtteliselt ühendus on olemas. LED läheb tööle ja skeem töötab. Sellega me oleme veendunud, et esimene skeem töötab. Selleks, et simulatsioon nüüd kinni panna ja skeemiga edasi töötada, tuleb siis vajutada sellele Stop Simulation nupule. Sellega pannakse simulatsioon seisma ja saame skeemi edasi teha. Lubasin näidata, milline näeb välja siis joonis.
joonis on siis Tinkercadis praegu selline, selleks, et sellest aru saada, võib alati sisse zoomida, hiirerullikut ülesse poole, sellest täitsa piisab, see töötab juba. Skeemil saab vasakut hiireklahvi all hoides siis niimoodi ringi liikuda, ikka teda lohistada sõna otseses mõttes. Ja umbes nii see töötab. Nagu siin on näha, siis meie see patarei nimetus tuleb siin välja, aga ta tuleb koos sellega, ehk et selle BAT. Ehk et ma oleks võinud sinna panna mingisuguse numbri hoopis, mitte nime, aga arusaadav on ka praegu niimoodi. Põhimõtteliselt lugeda võib seda siis niimoodi, et plussklemmi pealt hakkab pinge jooksma. See näitab seda ära, et see joon on patarei plussots, läheb lülitisse, mis on siis 3-positsiooniline. Nagu ma ütlesin, ka siit oleks võinud selle klemmi küljest mingi ahel edasi ehitada. Meie seda ei teinud. On selle klemmi küljes, see on siis nii-öelda liikuv klemm, mida siis saab, mille asetit saab siis vahetada. See tuleb ilusti takistisse. Takistisse edasi tuleb meil LED. Dioodidel tavaliselt see kolmnurk näitab siis voolu liikumise suunda, kokkuleppelist suunda siis. Liigub dioodist läbi, läheb patarei nii-öelda miinusotsa külge ehk et siia tegelikult. Mööda seda rohelist joon saab vaadata, et aha, tuleb miinuse külge. Ja keerulisemal skeemil on ka eraldi see miinuse joon lihtsalt ära näidatud, et see on miinuse joon. Ja siit saab vaadata ka komponentide tabelit, et mitut komponenti, mis nimega, mis siis selle komponendi tüüp on, et selle järgi saab siis vajaduse näiteks mingi ostunimekirja kokku panna tulevikus, kui tekib vajadus. See on siis Tinkercadi kasutamise põhitõed, aga et see skeem nüüd ülilihtne ei oleks, teeme siis teise näite veel läbi, kus me siis ühendame rööbiti nii takisti kui leedi veel ühe siis. Ehk et võtame uuesti takisti, paneme siia enam-vähem kõrvale, võtame veel ühe leedi, paneme selle ka siia kuskile kõrvale. Ma keeran selle leedi paika ära, sest selle järgi ma saan teada, kui kaugele ma peaks need komponendid jätma üksteisest, et see vahe oleks enam-vähem mõistlik. Komponent saab muidugi liita ka täpselt niimoodi, ehk et ei pea juhtmetega kokku viima, need klemmid saab ka omavahel kokku ühendada. See on jällegi üks hea näide, mida saab teha. Siin ma panen leedile mingi teise värvi ja selleks, et mul oleks aru saada skeemist, mismoodi mingid juhtmeühendused on tehtud, ma kasutan seda teist värvi juhet järgmise takisti juurde minekuks. Kahjuks ei saa ma juhtmetku teha siia, Tinkercad ei luba seda, päris elus saaks. Tinkercadis me saame alustada ainult komponendi jala küljest ja lõpetada ka ainult komponentide jalgade küljes. Aga alustame jälle lülitist kuskile siia. Need jooksvad suht paralleelselt, jälle ülevalt alla, paneme juhtme sirgemaks ka, musta värvi juhtmetega võib jääda tõesti ka musta värvi juhtmeks, ka seekord võib kasutada halli, võib kasutada valget, et kõik, mis on külmemad toonid, samamoodi sinine või midagi sellist, võib kasutada siis miinusotsa märkimiseks. Minul on kõige lihtsam kasutada musta, samamoodi tulen jälle siit, umbes selle kauguse peale, et nad kattuksid sisuliselt. Siis on nagu aru saada, et tegemist on põhimõtteliselt sama juhtmega. Et päriselus tavaliselt veetaksegi nad kuni selle kohani ühe sama juhtmega, siis siit tehakse argnemine. Et ei veeta patarei küljest 2 juhet näiteks, kuigi on olukordi, kus ka seda peab tegema. Ja nüüd me võime uuesti siis simulatsiooni käima panna ja nüüd lähevad mõlemad leedid põlema. Üks asi, mida võib veel korra näidata lihtsalt, on see, kui nüüd see juhe tuua lüliti siis teise jala küljest, pärast vahetan värvi ära. Seda ei ole vaja jooksvalt teha, see, et praegu must on okei. See värvi vahetamine käib hästi lihtsalt. Võin siit panna uuesti kollaseks, vaadata, et nad on enam-vähem kõik kas siis horisontaalselt või vertikaalselt, kõik otsad. Ja mis ma nüüd saavutan, on see, et kui ma panen skeemi tööle, läheb tööle ainult punane LED ja kui ma nüüd lülitit muudan, läheb tööle kollane LED. Et see nüüd näitab ära seda, et mismoodi see lüliti siis tegelikult töötab. Ja skeemi vaates näeb siis skeem selline välja, kus siis lüliti ühest otsast minnakse siis jällegi läbi takisti, läbi leedi, see on siis nüüd meie oranž LED ja see läheb miinusesse
ja teisest otsast on siis see meie algne skeem ehk et kõigepealt esimene takisti, siis on meil punane LED jälle miinusesse, siin on näha, et see tahab olla punkt, kuigi pigem näeb vist rohkem välja nagu romb praegu hetkel, aga see peaks olema punkt ehk et see on ühenduskoht, ühenduskohast läheb siis miinusesse ehk et see näitab seda, et miinusotsad on kõik omavahel kokku ühendatud. Et nii selle punase kui oranži LED-i lõpust siis tuleb miinusots juba. On siis see, mis tegelikult on päriselt on siis siin patarei juures tegelikult meie skeemil. Jällegi komponentide vaade on selline, ehk et meil on nüüd 2 takistit, väärtusega siis 1 kiloohm ehk et 1000 oomi, et kui me kunagi osta tahame, siis me saame neid täpselt õige kogus osta. Näiteks siukene valik. Aga et nendel skeemidega mingi päris mõte oleks, siis ma teen selle nüüd tagasi, mis mul ennem oli. Minu jaoks käib see üsna kiiresti. Võib-olla ka mitte. Et niimoodi. Sest, et järgmine asi, mis me täna teeme veel, või väga palju veel teeme tegelikult, on see, et me otsime siit lõpust üles komponendid või siis komponendi multimeeter. Toome ta skeemi. Näitan ära, mismoodi siis saab näiteks voltmeetrit skeemi ühendada. Voltmeetriga on suhteliselt lihtne. Panen ta praegu punase värviga. Toon selle punase näiteks siit niimoodi. Ja musta värvi juhe ehk et miinus läheb siis komponentide lõppu. Panen praegu niimoodi. Hops. Ja selliselt on siis multimeeter või siis voltmeeter ühendatud skeemi rööbiti. Saame panna veel ühe multimeetri siia, mis oleks siis samamoodi voltmeetri esimese asjana. Ehk et siit moodi alt valime voltage, põigemini see on juba vaikimisi meie eest ära tehtud, me ei pea seda tegema. Et me näeks ka ära siis selle esimese ahelosa pingelangu. Jällegi valime punase värvi, kuna multimeetril on tavaliselt kaasas 2 juhet. Üks ongi punane, teine on must, siis kasutame samu toone seekord. See on tegelikult igaühe enda valida, võib võtta millist iganes värvi siit valikut võtta saab, aga punane ja must on siis tavaliselt multimeetritega kaasas. Ja järgmiseks paneme siis samamoodi musta juhtme ja paneme siis esimeste komponentidega rööbiti. Ma teen natukene arusaadavamalt lihtsalt, et see oleks siis siia. Ja niimoodi. Ja kui tahta näiteks, kui oleks nüüd vajadus siit mingisugune punkt veel teha, mille järgi ta hakkaks siis seda juhet vedama, siis selle koha peal topeltklõps tekib uus punkt, lihtsalt infoks, kui kellelgi tekib probleeme sellega, et see on ka võimalus. Nüüd on meil voltmeetrid pandud skeemi paralleelselt, ehk et rööbiti, selle võiks ka tegelikult ilusaks teha. LED-ile ta otsa ei jookse, ehk et on natukene aru saada, et punased ehk et siis voltmeetri punane juhe läheb siis komponentide algusesse, must juhe läheb komponentide lõppu. Nii, aga et elu liiga lihtne ei oleks, siis me paneme skeemi ka amperimeetri. Et kunagi kuskil ütlesin, et amperimeetri pannakse skeemi jadamisi. See tähendab seda, et selle juhtme me peame siit nüüd ära võtma, ehk et valime juhtme, vajutame näiteks delete klahvi ja see juhe kaob ära. Patareist tuleme samamoodi siis punase juhtmega amperimeetrisse. Võime teha natukene seda ilusamaks ka, et ei oleks päris selline pooldiagonaalis vedamine. Siis valime siit näiteks praegu näite jaoks, ma panin samamoodi musta juhtme, aga võib valida ükskõik millist värvi juhet. Selle mustaga ma tulen nüüd siis amperimeetris siia hoopis siia lüliti keskmise klemmi külge. Siit tuleb nüüd muud valida amperage. Muul juhul selle asjaga võib halvasti minna. Tinkercadi simulatsiooni keskkonnas seda võib keegi proovida, kui tahab, et mis juhtub, kui jätta see hoopis voltideks. Ja sellega peaks see skeem nüüd koos olema, ehk et meil on nüüd mõõtevahendid siin vahel olemas ja võime siis simulatsiooni käima panna. Hetkel voolu ei ole,
ehk et skeemi ennast pooli läbi, sest et lülit on välja lülitatud. Miks voltmeetrid näitavad mingist hästi pisikest pinget? See on hea küsimus. Tavaliselt mingisugune pinge on voltmeetril alati, kas siis leitakse mingisugust raadiosignaali kuskilt ütlemast, et juhtmeid käituvad ka antennidena natukene või on lihtsalt Tinkercad arvab, ütleme, et mingit numbrit võiks nagu näidata selle koha peal. See on hea küsimus. Aga kui me nüüd lüliti sisse lülitame, siis me näeme, et 2,17 milliamprit voolu läheb meil siis skeemist läbi, tervest skeemist ja mõlemad ahelad on siis pingega 2,98 volti. Siin siis on see loogika, et miks ei ole 3 volti, vaid on 0,02 volti vähem, on lihtsalt see, et kui mingisugust toiteallikat koormata mingisuguste tarvititega, siis tegelikult klemmi pinge natukene langeb, mitte väga palju, välja arvatud juhul, kui see patarei tühi ei ole. Kui see patarei oleks tühi, siis oleks see klemmi pinge juba liiga väike ja leedid lihtsalt ei läheks põlema. Aga 2,98 on tegelikult piisavalt täpne, et selle saab ümardada 3 voldiks, mitte midagi ei juhtu sellest, arvutusi võib teha 3 voldi järgi ja nii lihtne see ongi. Ja et see simulatsioon kinni panna, siis tuleb jälle stop simulation ja siis nende arvude järgi siis teeme veel edasi arvutusi ka. Alustame siis Arduino programmeerimisega. Selle jaoks loome jälle uue skeemi, ehk siis create circuits, nagu eelmisel korral. Tuleb selline skeemi vaade, nii nagu ikka. Siit valime nüüd täna siis Arduino. Paneme skeemi ja selliselt on Arduino meil nüüd kasutamiseks valmis. Selleks, et teda programmeerima hakata, võtame siit selle koodi vaate. Siin on näha siis plokkidega programmeerimine, kus siis saab lihtsalt komponente näiteks niimoodi siia lohistada või siis siia lohistada. Siit saab veel näiteks mingisuguse komponendi tuua, et see on lihtsalt hästi lihtne ühelt poolt. Panime siia mingisuguse asja juurde, ütleme, et lihtsalt näidata, mismoodi see käib. Siin on erinevaid asju veel, erinevaid mitte ühilduvaid asju on kohe näha, mis ei tööta omavahel koos ja mis töötaks omavahel koos. Näiteks kommentaari ma saaks siia panna, aga muid asju näiteks väga mitte võib-olla. Vaatame input'e. Okei. Ühesõnaga, selle võib siit nüüd ära tõsta. Meil ei ole sellist asja väga võtta kuskilt. Aga kõige lihtsam programm on siis see, kus me seda Arduinole sisse ehitatud leidi asub plaadil selle koha peal. Lihtsalt hakkame vilgutama. Praegu hetkel on pandud siin pausiks siis 1 sekund. See on üks lihtsamaid Arduino programme. Saab vaadata teda siis ka siit siis valida, kas me vaatame või töötame nüüd plokkidena, töötame plokkidega ja vaatame siis, mismoodi see tekstis välja näeks. Ehk et võib siis võtta näiteks ütleme sellise pinni. Siit siis valida, millist pinni me tahame kasutada ja siis see tuleb näiteks siia. Ehk et siis on näha, ütleme, et meil on pin numbriga 8 on pandud kõrgeks. Ehk et me saame vaadata, mismoodi see päriselt siis koodis välja näeks, aga seda koodi muuta me tegelikult ei saa. Oih, seda ma ei tahtnud, ma tahtsin seda üksikut. Seda saab. Okei. Tahaks tegelikult tahan tagasi panna seda, mis mul ennem oli, aga Tinkercad ei tööta päris nii, nagu ma tahaks, et ta töötaks. Nii, hops, nüüd sain seda, mis ma tahtsin. Ehk et siis, mida siin tehakse, on see, et see siis Arduinosse sisse ehitatud, ehk et siis built-in LED pannakse siin kõrgesse olekusse, ehk et lülitatakse sisse, oodatakse 1 sekund, ehk et siis koodis on see 1000 millisekundit, pannakse sisse ehitatud leedi asendile madalaks, ehk et lülitatakse välja ja oodatakse jälle 1 sekund ja sellega peale seda tuleks siis algusesse tagasi. Täpselt sama on see koodis ka. Aga et näha, mismoodi see siis päriselus töötab, paneme simulatsiooni käima jälle ja nüüd on näha, ütleme, et see LED vilgub 1 kord sekundis. Seda aega saab muuta.
Tausta simulatsiooni jooksul laseb ka seda teha. Näiteks paneme siia 5 sekundit. Laseb. Ei lase. Siis tuleb simulatsioon uuesti käima panna. Ja nüüd on siis näha, et LED on sekundi sees ja 5 sekundit väljas näiteks. Nii, paneme uuesti simulatsiooni käima. Nüüd paneme jälle sekund sees, sekund väljas tagasi. Nii. Niimoodi siis on üks lihtsamaid ja kiiremaid Arduino programmeerimisi. Loetakse siis Arduino maailmas selliseks nii-öelda Hello World programmiks, mis tähendab siis seda, et kui tavaliselt alustatakse programmeerimise õppimist või siis uue keele õppimist Hello World lause printimisega, siis Arduino maailmas alustatakse alati siis selle LED-i vilgutamisega. See näitab ka ära selle, kas see konkreetne plaat on, näiteks kui ma ostan või tellin kuskilt plaadi, siis see näitab ära ka selle, kas see plaat üldse on nii-öelda elus, ehk kas teda saab programmeerida või mitte. Vahetevahel on seda vaja teada, kui saad uue asja kätte, et mitte alati ei pruugi komponendid jõuda kohale tervena. Juhtub ka vahel seda, et nad on transpordi käigus või siis tootmise käigus juba praagid. Ühesõnaga, täna siis jätkame eelmine kord alustatud teemaga, ehk et siis Arduino programmeerimisega. Võite jätkata siis sama skeemiga, millega alustasime eelmine kord, või siis luua uue skeemi. Uue skeemi loomise koha pealt siis tuletan meelde lihtsalt, et skeemi loomine käib siis create, circuit ja midagi väga palju keerulisemat seal ei ole. Võtame meile Arduino, aga seekord lisame Arduinole siis kõigepealt välise LED-i. Selleks, et välist LED-i lisada, võtame siit komponentide valikust siis LED-i ja tuletan meelde, et LED üksinda ei oma takistust, tähendab seda, et meil on eeltakistit juurde vaja, ehk et valime takisti ka. Takisti keerame siis näiteks niimoodi. Põhimõtteliselt võib need 2 klemmi omavahel kokku panna, ei ole juhet vaja, saab natukene ruumi kokku hoida. Nad ei jää koos olevaks. Okei. Tulen natuke lähemale nende komponentidega, sest et me kasutame ära siis Arduino väljundit number 2. Tuleme siit, läheme takistisse. Paneme siis juhtmed ilusti horisontaalseks ja vertikaalseks ja LED-i lõpp läheb siis Arduino küljes, unustasin ühe liigutuse teha. Nüüd ma saan värvi muuta. Selliseid vigu ikka juhtub. Nii, ja tuleme siis Arduino niinimetatud maaklemmi külge. Ehk et Tinkercad näitab ka ära, ütleme Arduino juures, millise klemmi juures me oleme, ehk et eksimisvõimalus on üsna väike, alati saab eksida, aga see natukene välistab seda olukorda. Aga hetkel see asi meil ei pruugi tööle hakata, nii nagu me tahame. Selleks võtame siis koodi vaate, võtame siis täna teksti vaate, saame teate, et teksti vaates meil plokkidena tehtud kood kustutatakse, see on täiesti okei. Vahetame siis selle LED built-in teksti numbriga 2 välja kõikides 3 kohas, kus ta eksisteerib. Mis me siis lõpuks saavutame on see, et määrame siis väljundiks käsuga pin mode pinni number 2, see on siis meil väljund ehk et output. Siis anname käsu digital write, mis siis ongi digitaalse väljundi kirjutamise jaoks ehk et selle jaoks, et selle väljundiga midagi teha. Väljundi ehk et siis pinni number on 2. Paneme olekusse high, siia võiks kirjutada ka numbri 1, teeb sama asja. Siis me nii-öelda ootame 1000 millisekundit, ehk et see on siis delay käsk. See parameeter siin on millisekundites, peab olema täisarv. Siis uuesti digital write, jälle pin 2 või ikka veel pin 2. Ja nüüd paneme ta siis nii-öelda madalasse olekusse, ehk et lülitame välja. Siia võib ka kirjutada numbri 0. Töötab umbes samamoodi. Ja siis jälle ootame 1000 millisekundit. Ja siis minnakse siit tagasi algusesse. Ehk et delay lõpust minnakse siis digital write juurde tagasi. Niimoodi siis loop funktsioon töötab kogu aeg. Ja nüüd võib siis käivitada simulatsiooni, ehk et meil kõik oluline on nii-öelda tehtud. Käivitame simulatsiooni.
Siin ta kirjutab, mismoodi see niinimetatud debugger töötab, see ei ole meie jaoks oluline. Mis käsi talle, mis asja? Selle koodiakna võib korra kinni panna, siis on näha, mismoodi see LED vilgub. Teises mõttes, kui me selle simulatsiooni seisma paneme, saame lihutada neid asju ka natuke kaugemale. Siis me ei pea koodiaken ei sega meil neid asju vaatamast. See nihutamine Tinkercadis käib üsna, ei taha öelda, et keeruliselt, aga peaaegu et keeruliselt. Nüüd peaks koodiaken ära mahtuma ilusti. Ja kui me paneme simulatsiooni käima, siis me saame ilusti vaadata, mis meil siin toimub. Ehk et asju saab nihutada ka, aga see ei ole alati kõige lihtsam tegevus. Paneme praegu selle simulatsiooni kinni. Ja selleks, et tegelikult oma elu lihtsamaks teha või siis keerulisemaks, kuidas kellelegi, saame tegelikult numbriga 2 asemel kasutada mingisugust muutujat või konstanti. Tegelikult teoreetiliselt peaks olema tegemist konstantiga, kuna programmi käimise ajal või töötamise ajal siis me tegelikult seda väärtust ei muuda. Ehk et me saame ta defineerida konstandiks. Selle jaoks me nimetame ta siis täisarvuks ehk et integeriks. Järgmisena tulebki võtmesõna, mis määrab ära, et tegu on konstandiga ehk et const. Ja parim praktika ütleb seda, et see peaks olema suurte tähtedega. Paneme talle nimeks näiteks letpin. Nimi siin on täiesti vabalt valitav. Välja arvatud siis erinevad võtmesõnad nagu int, const, void, if ja veel mõned. Ehk et kõik, mis värviliseks lähevad, ei saa kasutada, stringiga ei saa kasutada, char'iga ei saa kasutada. Edasi tuleb siis võrdusmärk ja pinni number ja semikoolon läheb lause lõppu. Pinni number on meil siis 2, ikka veel. Nüüd me saame selle 2, mis me ennem kirjutasime, välja vahetada kas siis kopeerimise, kleepimise või siis kirjutamise teel. Kopeerimine, kleepimine töötab kõige paremini, sellepärast, et see välistab kogemata mingisugused näpuvead ja muud säärased asjad. Ja paneme ta igale poole mujale ka. Ja nüüd meil peaks olema siis kasutuses konstant. Mida see annab, on see, et kui meil on hästi palju erinevaid sisendeid väljundeid programmi jooksul, siis esiteks me teame, mis väljund mille jaoks on vajalik ja teiseks on see loetavam ja kolmas on see, ütleme, nüüd ma saan seda väljundit muuta siin ühes kohas. Kui ma tõstan näiteks selle punase juhtme 2 ära näiteks number 3 külge, ma vahetan siin numbri 3 ära ja tegelikult see muudatus rakendub absoluutselt igal pool, kus ma seda konstanti olen kasutanud. Selleks, et näha ja veenduda, et meie koodiga töötab, alustame simulatsiooniga ja nüüd on näha, et LED jäi ikkagi vilkuma. Sellist asja saab siis enda kasuks ära kasutada. Nii. Järgmiseks järgmise asjana paneme siis kokku veel ühe skeemi. Selle juures võib siis kasutada praegu olemasolevat skeemi, aga võib kasutada ka siis täiesti uut. Mida mina teen on see, et ma lihtsalt kustutan need praegu olemasolevad komponendid ära. Ehk et teen enda elu natuke lihtsamaks, vähem kirjumaks. Tõstan selle Arduino natuke kõrgemale lihtsalt ja valin siis sellise komponendi nagu infrapunaandur. PIR-sensori nime all on ta siin Tinkercadi keskkonnas. Toon ta sellesse skeemi alasse nii-öelda. Keeran ta nii pidi ja siis mul lihtsam juhtmeid vedada. Ja siis vean näiteks alustan PIR-i groundist. PIR-i ground läheb siis ilusti Arduino groundi. Teeme juhtmed ilusti horisontaalseks ja vertikaalseks ka. Siis meil tuleb panna talle toiteots, mis on siis power. Pean selle Arduino siis 5 voldi klemmi külge ehk et siia. Ja samamoodi juhtmed ilusti horisontaalseks ja vertikaalseks, et ei tekiks mingisuguseid väga diagonaalseid vedamisi. Ja siis tuleb meil nii-öelda siis signaali ots, kasutan ära praegu kollast juhet, nagu siis näha, Tinkercad nimetabki seda pinni siis signaaliks
see läheb meil siis PIN 3 külge. PIN 3 on üleval. Selle jaoks ma teen niimoodi praegu ja panen ta siia. Saab korra veenduda võib-olla, et see oli number 3. On number 3, sest et see on ainult, mis välja jääb. Samamoodi kontrollin üle, et juhtmed oleksid kõik ilusti. Ja selliselt on meil skeem koos. Ja järgmiseks on siis vaja kirjutada kood, mis selle asjaga tegutseks. Lähme jälle siis koodi vaatesse. Siit kustutame kõik vanad asjad ära, sest et neid ei ole meil praegu vaja, me ei tee neid enam. PIN mode'i ma jätan, sest et PIN mode on meil põhimõtteliselt ikkagi vajalik. Mitte põhimõtteliselt, meil on teda kohe vaja. Üks moodus veel, kuidas saab siis nii-öelda faili tasandi muutujad deklareerida, lisaks siis tavalisele muutuja tüüp, nimi ja nii edasi lahendusele on kasutades siis define võtmesõna. Kirjutatakse niimoodi. Järgmisena tuleb muutuja nimi. Ma panen praegu küll ta konstanti nimekujuga. Ja siis on PIN-i number, ehk et ei ole vaja võrdusmärki kasutada, ei ole vaja semikoolonit kasutada. See muutuja tüüp määratakse siis selle muutuja väärtuse järgi. Ja selliselt on meil muutuja defineeritud, ehk et me saame PIN mode'is öelda, et PIN on meil output. Kasutan siis kopeeri kleebi kiirklahve ehk Ctrl-C, Ctrl-V, mis mul on selles tihas mälus, ma ei tea, saaks ka teha niimoodi, copy ja panna siia paste, ka see töötab, kellele kuidas mugavam on. Aga enne seda käsku ma panen veel ühe käsu ja seni, kui ma seda kirjutan, ma seletan ära, mis asi see on. Ehk et serial begin, see on siis selle jaoks, et me saaks midagi välja printida. Ja selleks, et Arduino ja arvuti omavahel suhelda oskaks, pannakse ka siis see nii-öelda andmeside kiirus, mis on siis 9600. See, mida see päriselt tähendab, jääb meie kursuses skoobist kahjuks välja, aga siis tasub meeles pidada, et selline kiirus on olemas. Arduinodel kõige levinum kiirus üldse, mida siis kasutatakse serial monitoriga suhtlemiseks ja rohkemat selle juures ei ole mõtet peatuda. Aga seekord on meil tegemist hoopis sisendiga, ehk et tuleb siia kirjutada sõna input. Ja sellega on meil siis setupi funktsioon koos. Lähme loop funktsiooni. Loop funktsioonid siis loeme kõigepealt sisse selle pirri väärtuse, mis ta siis mingil ajaheikul olla saab. See saab olla ainult täisarvuline väärtus, ehk et 1 või 0, ehk et siis meil piisab sellest, kui me defineerime ta integeriks. Sõnaga int. Nimetame ta siis pirr value'ks näiteks, väikse nii. Ja selleks, et seda sisse lugeda, kasutame siis käsku digital read. Ja siia tuleb parameetrina siis kaasa anda ka, millist otsa me siis lugeda tahame, ehk et see on meie siis pirr PIN, on ju. Seda oleks ka copy paste'iga teha. Nii, aga et me nüüd selle väärtusega midagi teha saaks, teeme ühe väikse kontrolli siia vahele, ehk et kasutame siis if lauset, ehk et if pirr value ja nüüd kontrollime, et ta oleks 1. Tingimus käib siis sulgudesse C++-is. Loogilised sulud võiksid olla niimoodi. Ja seda, et kontrollida, kas see väärtus on 1 või mitte, siis tehakse 2 võrdusmärki. Tähendab siis seda, et kui sisse loetud väärtus on 1, ehk et siis see on siis sisse loetud väärtus, see on see, mille vastu me teda võrdleme. Kui need on võrdsed, siis täidetakse selle siin 2 loogilise sulu vahel olev koodi osa. Kui ei ole 1, siis jäetakse see osa vahele. Ehk et nimetatakse siis vookontrolliks. Ja mida me siin teeme? Prindime ühe teksti välja lihtsalt. Ehk et siis tuleb serial, print line ja sulud, sulgudesse läheb siis jutumärkidesse tekst, sulud lõpevad, semikoolon lõppu. Nii on kõige lihtsam teha, vähendab tekkinud vigade arvu. Ja siis jutumärkide vahele paneme siis teksti, mida me tahame printida, ütleme näiteks tuvastati liikumine. Ja if lausest siis välja, teeme ka ühe
delay, et me ei tuvastaks liiga tihti, et me ei prindiks liiga palju, siis tuleb siia üks ootamise moment. Paneme siis delay 1000, mis on siis millisekundites. Ehk et see tähendab seda, et me ootame peale koodi teipimist umbes 1 sekundi ja liigume siis algusesse tagasi. Nii, nüüd peaks kood meil valmis olema. Saame käivitada siis simulatsiooni. Ja selleks, et nüüd see väljund tekiks, tuleks siis siia LED-i peale vajutada või selleks, et see väljund tekiks või siis lugem tekiks, tuleb siia pirri peale vajutada, tekib selline koonus, kus sees on siis selline sinakas roheline ringikene. Kui seda nüüd liigutada, siis lähevad pirri küljes LED-id põlema ja siia serial monitori aknasse, kui siia peale vajutada, siis kirjutatakse tuvastati liikumine. Kui nüüd seda liikumist teha rohkem kui 1 sekund, siis prinditakse iga sekundi tagant, et tuvastati liikumine. Kui nüüd need LED-id siin, 2 punast LED-i pirri küljes kustuvad, siis see tähendab seda, et ka tuvastamine lõppes. Ehk et rohkem liikumist pole tuvastatud. Selliselt siis töötab pirri lugemine, ehk et ükskõik millise siis digitaalse väljundi ka seadme siis signaali sisse lugemine Arduino maailmas. Järgmisena proovime siis sellist asja, nagu on niiskusandur. Samamoodi võib siis alustada ka siis uue skeemiga või jätkata olemasolevaga. Mina lihtsalt kustutasin pirri asjad ära ja võtan nüüd siis selle niiskusanduri, panen ta siia ja ühendan ta siis Arduinoga ära. Jälle samamoodi alustan kõigepealt sellest nii-öelda power või siis VCC otsast. Seda ma tean, et see on meil pluss. Ehk et nimetatakse, millest see VCC tuleb, on siis voltage constant current. Tähendab siis seda, et meil on pinge kindla ja püsiva vooluga. Toon ta siit siis 5 voldi külge. Panen ta natukene ilusamaks. Siis ma lähen, järgmiseks tuleb ground, nii nagu oli ka pirril. See ground läheb siia. No see, et see juhe siin natukene diagonaalis on see nagu okei. Siis ma võtan siin kõrval, kuna see must juhe oli valitud, siis ma tegin kõrvaliselt klõpsu, et see valik ära kaoks ja nüüd ma saan valida järgmise värvi, näiteks kollase jälle, mis on siis signaali ots ja see läheb meil siis nüüd Arduino A0 klemmi külge. Kuna seekord me nüüd loeme sisse siis analoogsignaali, mitte enam digitaalset signaali. Ehk et niiskusandur annab meile siis väljundisse mingisuguse pingete vahemiku, mida Arduino näeb siis vahemikuna 0–1023 ja konkreetne niiskusandur siis üle 900 üldse väärtus ei saadagi. Nii. Ehk et siis seda niiskusandurit kasutatakse näiteks mulla niiskustaseme mõõtmiseks. Aga see, et meil skeem koos on hea küll, aga see kahjuks ei tööta veel. Lähme siis koodi muutmise aknasse. Selle jaoks, et siis seda sisendit lugeda jällegi on ta meil mõistlik defineerida mingisuguse kas siis muutuja või konstandi külge. Kasutan jälle define võtmesõna, kuna minu jaoks on see kõige lihtsam. Seekord kasutan siis muutuja kirjapilti hoopis, mitte konstanti oma. Ehk et alustan siis M-alakriips eesliitmega ja panen talle nimeks näiteks moist sensor. Tegelikult küll niimoodi. Sensor. Ja ütlen, et see on siis sisendis A0 või pinni küljes A0 ehk et esimene analoogsisend. Setupis kõigepealt paneme jälle printimise tööle. Serial begin lausega, paneme jälle kiiruse paika. Sulud kinni, semikoolon lõppu, see on väga oluline, et kõik sulud oleksid olemas, et iga algav sulg lõppeks siis kinnise suluga, lause lõpus oleks semikoolon ja nii edasi, kehtib ka loogiliste sulgude puhul, ehk et iga avatud loogiline sulg peab ka kuskil lõppema, on ju. Järgmisele reale teeme siis juba tuttava käsu, ehk et pin mode, kus me siis määrame sellele, et kiirendada protsessi, ma teen copy paste, ehk et jälle Ctrl-C, Ctrl-V, ehk et millise
pinniga me nüüd tegutseda tahame, tuleb koma ja nüüd tuleb teine parameeter, et mis asi see nüüd siis on meil. See on järjekordselt meil siis sisend ehk et input. See tuleb panna siis suurte tähtedega ja jällegi sulud kinni ja lause lõppu semikoolon. Et seda vist peab kordama päris palju, et see meelde jääks. Sest alguses tehakse seda viga väga palju. Nii, ja loop funktsioonis siis loeme selle niiskusanduri väljundi siis sisse, sest niiskusanduri jaoks on see väljund, meie jaoks on ta sisend Arduinos. Kuna tegemist on jällegi või ikka veel täisarvuga, siis kasutame täisarvulist muutujat ehk et integeri. Ütleme siis selle nimeks moisture näiteks või niiskus, kes kuidas. Ma olen seda harjunud inglise keeles kirjutama koodi. Ja selle jaoks, et nüüd analoogväärtusi sisse lugeda, kasutame käsku analog read. Ja sulud algavad, sulgudesse läheb siis seesama muutuja nimi, millise otsaküljest me tahame seda analoogväärtust lugeda. Sulud kinni, semikoolon lõppu. Selleks, et selle väärtusega midagi peale hakata, kõige lihtsam on ta välja printida, ehk et siis teeme siis serial.println ehk et println ja prindime selle moisture'i väärtuse siis välja. Ehk et siis sulgudesse läheb selle muutuja nimi, mida me välja printida tahame. Sulud lõppevad, semikoolon ja selleks seda printimist väga palju ei oleks. Teeme siis sellise asja, et tuleb siia delay käsk ehk et viivitus. Ja viivitus on siis ikkagi millisekundites ehk et 1000 millisekundit on meil 1 sekund. Ja selliselt peaks meil nüüd kood koos olema ja paneme ta käima Start Simulation nupuga, nii nagu ikka. Nii, nüüd me saame väärtusteks nullid. Selleks, et seda väärtust tõsta, tuleb siia peale klikkida, tekib selline liugur siia. Kui teda nüüd paremale liigutada, siis see väärtus tõusis. Kui liigutada vasakule poole, siis see väärtus langeb. Ja kui meil ikka on päris suur niiskus, siis tuleb siia number näiteks 876. Aga meil on olemas ka veel üks huvitav tööriist, nii Tinkercadis kui ka Arduino IDEs. Ehk et me saame seda sama asja vaadata ka graafikuna. Selleks, et see graafik natuke ilusam oleks, ma teen seda serial monitori akent natukene suuremaks. Siia tekib siis selline graafik. Praegu on kõik väärtused ühesugused, sest ma ei ole vahepeal liugurit liigutanud. Nii kui ma seda liugurit liigutan piirväärtuste vahel, siis tekib meile skaala 0-1000-ni, mis on siis selle niiskusanduri lugemi väärtus. Ja mööda X-telgi on meil siis aeg. Ja kui me nüüd seda liugurit liigutame, siis tekib siia selline graafik. Vahetevahel on sellist graafikut hea vaadata, kuna ilmestab palju paremini seda, mis selle muutujaga aja jooksul juhtunud on. Et siit mööda neid lugemeid scrollides, nagu näha on, siis iga kord, kui prinditakse uus asi, minnakse siis algusesse tagasi. Arduino IDEs saab seda tegelikult välja lülitada. Tinkercadis pole seda rinnukest veel leidnud, aga jah, et siit tekib see palju parem pilt, et mis selle muutujaga siis toimunud on. Aga see töötab ainult siis, kui välja printida just ainult konkreetne väärtus. Ehk et see nii-öelda graafiku joonistaja ei oska muude muutujatüüpidega väga midagi peale hakata peale numbrite. Ja Arduino IDEs on sama asi olemas, nimetatakse teda siis serial plotteriks. Ja viimase asjana teeme siis läbi sellise asja nagu servo juhtimise. Samamoodi võib siis teha samale skeemile, võib teha uue skeemi. Mina lihtsalt kustutasin kõik, mis puudutas seda niiskusandurit, siis seekord kustutasin ära, et on sama skeemiga. Lihtsalt on endale niipidi lihtsam ja miks ma asju vahel ära kustutan on see, et siis on vähem segadust. Nii, lohistan seda Arduinot natukene kaugemale. Võtame siis kõigepealt sellise asja nagu servo. Siit on näha niisugune nimi nagu microservo. See on õige asi. Toome ta siia skeemi. Ja meil on vaja veel ühte asja nimega potentsiomeeter, mille väärtuse järgi me siis servot juhime. Toome selle potentsiomeetriga siia. Mis me nüüd selle servoga peale hakkame? On see, et kõigepealt ta kindlasti vajab toidet. Ehk et viime siis kokku servo maa Arduino maaga ja servo toite. Teeme selle siis punase juhtmega.
viime siis Arduino 5 voldi külge. Teeme siis ilusad juhtmed ka, ehk et siis kõik oleks nagu ilus ka silmale vaadata. Nii, nüüd on see koht, et servo juhtimiseks on meil vaja valida siis PWM võimekusega väljund. Need on siis sellised väljundid, kus on selline laineline joon ees, ehk et siis otsad nimega 3, 5, 6, 10 ja 11, näiteks 9 ka, on PWM võimekusega, ehk et ükskõik millist nendest otstest me saaksime ära kasutada. Signaali või siis juhtimise otsaks võtame siis näiteks oranži värvi, liigun siia ülesse poole ära, võtan siis oranži värvi ja oranži värviga siis viin ta otsa 5 külge, kuna see on meil siiamaani veel kasutamata. Kui keegi tahab kõiki asju ühele skeemile panna, see peaks teoreetiliselt võimalik olema, siis saab näiteid ära kasutada ja ei pea ise väga palju koodi muutma. Ja selleks, et see potentsiomeeter ka meil midagi teeks, sest meil on tegelikult teda vaja, et ta teeks midagi, teeme siis sellise asja kõigepealt, et ühendame tema ka Arduinoga. Ja selleks, et Arduinoga ühendada, siis anname talle kõigepealt maaotsa. Maaots läheb siis terminal 1 külge. Selle võtame jälle Arduino küljest. Selle võib täiesti vabalt võtta siit. Kuna maaotsad on Arduinos nagunii kõik ühendatud, siis pole tehniliselt võttes vahet, millist maaotsa ma ära kasutan. Nii, võtan seda ka natuke paremaks. Nii, teen need juhtmed uuesti õigeks. Nii, üks olla. Nii, siis potentsiomeetri teise poole klemmi paneme siis +5 voldi külge. Ehk et selliselt me tagame selle, et meil on potentsiomeetri miinimum ja maksimum väärtused antud. On umbes niimoodi, siia 5 voldi külge. Ta pakkus mulle seda juba. Ops. Nii. Ehk et kui potentsiomeetri see keskmine või siis see nii-öelda nupp on keeratud ühte poolde äärde, ehk et vasakule poole äärde hetkel siis on tema väärtus 0. Ja kui ta on siin paremal pool, siis saab ta kogu selle poolusid läbi lasta ja tema väärtus on siis maksimaalne. Ja keskmine on siis see, mille järgi me seda potentsiomeetri väärtust loeme. Ja selle me viime siis sisendisse A1 ja kasutame siin siis näiteks kollast juhet, et siis ei teki meil segadust. Toome ta siit näiteks niimoodi, umbes täpselt siia A1 juurde, läheb siis A1 sisendisse ja selliselt peaks meil nüüd skeem koos olema. Selleks, et see skeem ka päriselt midagi teeks, tuleb jälle minna koodi vaatesse ja seekord me siis koodis kõigepealt alustame siis sellest, et servo juhtimiseks on meil vaja siis kasutada teeki. Servo juhtimise teegid on Tinkercadis olemas ja Arduino IDEs peaks nad ka olemas, kas kohe originaalis olema või siis saab hästi kiiresti nad sisse tuua. Seda ma hetkel siin selle kursuse raames väga ei näita, aga jah, et koodis siis teegi sisse toomine on tegelikult siis sellise käsuga nagu include. Ja nüüd tuleb siis suurem-väiksem märkide vahele panna, millist teeki me kasutada tahame. Siia tuleb siis servo.h. See on siis servo teegi päise fail ja niimoodi viidatakse siis mingisugusele välisele teegile. Neid väliseid teege võib ka ise kirjutada, neid on võimalik ka netist otsida ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Selleks, et seda servot siis kasutada, kasutame siis sellist sisendit või siis konstanti. Paneme siis seekord jälle täisarvuline konstant ja see oleks siis meil siis loeme, ühesõnaga see on siis see ots, mida meil potekas loeb. Nimetame siis ta bot-in'iks näiteks, bot-in'iks ja tema on meil siis A0 otsa küljes. Nii. A1 otsa küljes on ta. Tema on siis meil A1 otsa küljes. Siia on vaja võrdusmärki ka. Ja semikoolon lõppu. Tegemist on siis tavalise lausega. Nii.
ja selle jaoks, et meil tekiks sellest servoteegist ka mingisugune muutuja või siis nimetatakse seda siis objektiks. Selle jaoks me siis loome siis servo niinimetatud kas siis muutuja või objekti, kuidas keegi nimetab. Mõte jääb samaks. Selle jaoks me nimetame ta siis kõigepealt, kasutame siis servo klassi andmetüüpi, mis iganes, kuidas keegi tahab nimetada ja paneme talle nimeks siis m-servo näiteks ja semikoolon. Nii, setupis on meil nüüd vaja siis teha paar asja. Nii, setupis teeme siis kõigepealt selle, et paneme jälle serial monitori tööle või siis selle suhtluse serial monitoriga tööle vähemalt kiirusega 9600, nii nagu ikka, semikoolon. Järgmiseks, kuidas nüüd Arduino või siis see teeg teab, et millise pinni külge meil servo ühendatud, on siis see, et meil on see m-servo, mis on siis meil servo objekt. Temal on olemas niisugune käsk nagu attach, mis siis ütlebki talle ära, millise pinni küljest on ja meie puhul on ta siis pinni number 5 küljes. Ehk et sinna sulgudesse läheb siis number 5 ja semikoolon. Oleks võinud muidugi ka selle muutujaks teha, aga las ta praegu olla. Nii, sellega ja lisaks siis see, et me saaks seda potentsiomeetri sisendit kindlasti lugeda, kasutame veel ka ära sellise käsu nagu pin mode jälle. Selle jaoks on meil siis bot in käsk, see konstant ja tema on meil siis input ja semikoolon. Ja sellega peaks meil setupi funktsioon tehtud olema. Ja nüüd me jõuame siis loop funktsiooni. Loop funktsioonis esimese asjana me loeme sisse siis selle potentsiomeetri väärtuse, mis ta meil olla võib. Ja see on samamoodi jällegi täisarvuline muutuja, ehk et siis paneme ta oma väärtuseks int või andmetüübiks läheb siis int ja nimeks paneme siis näiteks bot v, mis oleks siis potentiometer value, midagi sellist. Sellele omistame siis sellise asja nagu, et loeme ta siis analog read käsuga sisse, et on analog väärtus meil ja see on siis meil bot in otsa küljest. Ehk et mida see käsk teeb, on see, et loetakse analog väärtus A1 otsa küljest ja omistatakse see väärtus siis bot v muutujale. Nii. Järgmiseks teeme siis natuke keerukamat printimist. Ehk et kasutame seekord siis sellist asja nagu serial.print ilma ln-ita. Ehk et nüüd kõik, mis me kirjutame .print käskudega praegu ja ka edaspidi, kirjutatakse kõik ühele reale. Seni kaua, kuni keegi ütleb print line, ehk et print line erinevus printist on see, et viimase asjana tehakse ka reavahetus. Ja mida me siia nüüd kirjutada tahame, on siis selline asi, et näiteks boteka väärtus, koolon, tühik ja siis lõpetame jutumärgi. See on vajalik selle jaoks, et pärast serial monitorist oleks natukene lihtsam lugeda, et mida me välja printisime, et kui me tühikuid vahele ei pane, siis programm seda meie eest ei tee, ehk et sellisel juhul prinditakse kõik asjad üksteise otsa, seda on väga-väga raske lugeda. Aga siis käsk ise lõpeb jällegi sulgude lõpuga ja semikooloniga. Nii, aga see pole siis ainukene asi, mida me selle käsuga printida tahame kohe esimese asjana ära, vaid me saame printida välja ka kohe selle potentsiomeetri väärtuse, ehk et samamoodi siis uuesti serial.print ja siia nüüd läheb siis see bot v. Nii, ja samamoodi sulud kinni, semikoolon lõppu. Ja koodi loetavus huvides jätame lihtsalt mõne rea vahele ka ühe rea. Tegelikult ühe tühja rea. Nii, aga selleks, et seda potentsiomeetri väärtust nüüd servole ette anda, tuleb teha üks kiire või siis mitte väga kiire mastaapimine. Mastaap tuleb, mastaapfunktsiooni tagastus on samamoodi täisarv Arduinos, ehk et siis see tulemus, mida me ootame, on ka täisarv, ehk et integer. Nimetame selle siis näiteks nurgaks. Ja nurk võrdub siis selline asi nagu map, ehk et mastaapimise käsk Arduinos on map. Nii, mapi esimene parameetri, siis me kaasa peame andma talle, on
jooksev väärtus nii-öelda ehk et mida me siis nii-öelda mäppida üritame. Meie jaoks on see siis potentsiomeetri väärtus, mida me just lugesime sisse, ehk et pot V läheb siia ja järgmised parameetrid on siis see, et mis on selle konkreetse parameetri piirväärtused, ehk et kui suur ta üldse olla saab. Kõigepealt on siis tema minimaalne väärtus, mis on 0, siis me teame seda, ja maksimaalne väärtus on 1023, ehk et ta saab olla korraga siis 1024 väärtust. Ja potentsiomeetrile me saame kahjuks ette anda ainult siis nurga, servole me saame ette anda ainult nurga ja see nurk saab olla siis kuni 180 kraadi, ehk et see vahemik, mida me siis või millesse me siis mastaabime, on siis 0-st 179-ni. Nii, nüüd lähevad sulud kinni ja semikoolon lõppu. Nii, siia me saame jällegi teha kohe printimise veel lõppu. Ehk et kui me oleme selle mastaapimise ära teinud, et me näeks, mis siis see mastaapimise käsk meile lõpuks vastu andis, teeme siis jällegi serial print kõigepealt, punkt print, nimetame siis tulevad jutumärgid, koma, tühik ja paneme siis teksti nurk, koolon, jällegi tühik, jutumärgid lõpevad, sulud kinni, semikoolon. Nii, ja viimase asjana, mida me siis printimisega teeme, on serial.printline, mis tekitab meile siis printimisele ka reavahetuse, et meile prinditakse kõike siis ühele reale, vaid et igat siis seda mõõtmise korda prinditakse erinevale reale, teeme ka reavahetuse ja viimase asjana prindime välja samamoodi siis nurga väärtuse. See on siis nurk ja semikoolon lõppu. Selleks, et see servo meil seda nurka võtaks, tuleks ka midagi selle jaoks teha. Praegu me prindime selle nurga välja, mille me mastaapisime, aga servo ei tea sellest mitte midagi hetkel veel. Selle jaoks on siis meie see servo objekt ehk et mservo punkt write käsk on selle jaoks ja siis see funktsioon ootabki siis meie seda nurga väärtust, mida servo võtma peaks ehk et nurk, sulg kinni ja semikoolon. Ja et anda nüüd servole aega ka reageerida, kasutame siis viivitust, aga see viivitus ei pea nüüd vähemalt Tinkercadis väga pikk olema, ehk et meil piisab, kui me kasutame siis delay parameetrina numbrit 500. Päriselus võib see number olla suurem, juhul kui servo ei jõua piisavalt kiiresti oma nurka välja võtta. Aga see tahaks siis päriselus katsetamist. See sõltub servost natukene. Nii, sellega peaks meil kood valmis olema. Proovime ära, kas meie kood ka töötab, ehk et alustame simulatsiooniga. Nii, võtame lahti jälle serial monitori, vaatame, mis siin serial monitori tuleb, ehk et praegu on meil, ühesõnaga, siin on nüüd see koht, et Tinkercad ei oska täppi-tähti printida, see on Tinkercadi miinus, aga et kuna meil on potentsiomeetri väärtus on näiteks 0, siis ka servo nurk on 0. Vaatame, kui me seda nurka keerame, siis hakkab ka servo tegelikult ennast kaasa keerama. Natukene võib allapoole ka liikuda, ehk et potentsiomeetri väärtus on praegu näiteks 266 ja see nurk, mida servo hoiab, on praegu 46 kraadi. Keerame veel potentsiomeetrit, siis hakkab servo võtma palju suuremat nurka ja kui me keerame selle potentsiomeetri täitsa lõppu, siis me saamegi nurgaks 179 praegu, ehk et see on siis maksimaalne, mis asendis servo olla saab ja minimaalne asend oli siin siis lõpus ja on selline. Et selliselt siis servoga mängimine töötab, ehk et saab siis potentsiomeetrist juhtida servot. Ja lõpetuseks paneme siis simulatsiooni kinni, kui keegi tahab veel millegagi katsetada, siis võib seda teha, aga meie jaoks on siis selleks korraks katsetamised lõpetatud.